Ja räägime siis sel teemal edasi Mihkel Nestori SEB majandusanalüütikuga. Tervist! Tervist! No šokk, õudne, augu iseendale kaevamine, need on sellised esimesed reaktsioonid. Trumpi otsust oli ju tegelikult oodata. Oli see siis parem või halvem oodatust? Kõigepealt tuleb muidugi õnne soovida tariifivabaduse päeva puhul, mis Trump ka koos sellega välja kuulutas, eks. Kuid eks need ootused, keegi ei teadnud, mis täpselt juhtub, aga see, et tariifid tulevad, selles oldi pigem kindlad. Kui vaatad, sinna analüütikutele meeldib igasugused arvutusi teha, et näiteks siin soomlased olid isegi 25% oma arvutusi teinud, et tuli 5% vähem. Siin oli esimene reaktsioon nüüd ka juba pärast seda, kui Ameerika ärkas järgmisel päeval üles ja USA president tunnistas šokki, aga lubas, et Ühendriikide majandus väljub sellest palju tugevamana. Ta ütles, et operatsioon on läbi ja patsient on palju tugevam, suurem, parem ja vastupidavam kui varem. Kas siis USA majandus nüüd saab sellest tugevamaks? Väga harva, kui ma võin sellise kindlusega öelda, et ei saa nii olema. Minu arust kõige suurem probleem on see, et Trump oma valijatele lubas see, et tema viib inflatsiooni nullini. Tehes kõik importkaubad kallimaks, mul on väga raske uskuda, et inflatsioon saaks olla null, vaid pigem kiireneb sellest. Samuti tema see soov, kus ta siin ka just ütles, et tahab teha Ameerikast sellise jõulise tööstusmaa. Et kui me mõtleme riikide arengule, et hakatakse algul põllumajandusest pihta, siis tuleb tööstus ja edasi jõutakse kuhugi teenusmajandus, IT-valdkonda, et ta tahaks siis aega tagasi keerata ja minna tagasi sinna tööstusrevolutsioonini. Seega 19. sajand just kootaks. Jah. Kas sellise tariifide määramise kaudu mõjutab ka kuidagi Eesti majandust ja eelkõige siis hindu poes? Kas Coca-Cola läheb kallimaks, kas sai ja leib ka? Coca-Cola ja sai leib ei lähe sellepärast vähemalt kallimaks, et Trump tegi tariifid. Neid me teeme siin samas Eestis või siis kuskil Euroopas. Mis läheb kallimaks võib-olla on siis, eks me näeme, mis me Euroopa Liidus siis vastu teeme. Asjad, mis on USA-st toodetud, aga nagu öeldud, et kaubandusdefitsiit on suur, mis tähendab seda, et Ameerikast Euroopa poole liigub väga vähe kaupa. Et kes on harjunud sõitma suure maastikautoga, mis on Ameerikas ehitatud või mootorrattad või viski, et need on võib-olla need kaubad. Kas siis nafta hind langes juba 5%, USA turud on praegu punases, kas see tähendab seda, et tegelikult Trump ärkab nüüd äkki õhtul ja ütleb, et ei, ma ei tee tariife, sest kõik aktsiad on niivõrd palju kukkunud või me näemegi sellist? Sellesse loodeti väga palju, et Trump, vana ärimees, vaatab börsil toimuvat ja siis läbi selle langetab oma otsused teistmoodi. Siiamaani pole ühtegi märki, et ta seda teeks. Kas Trumpi plaan ongi saada kõik suuremad ja väike ettevõtted USA-sse oma tehasid ehitama? Kas see samm viib selleni edasi? Eks tema pea sisse on raske näha, aga tal on tekkinud aastakümnete jooksul veendumus, et kunagi USA-s oli õitseaeg, kus Detroitis iga tehase tööline pidas oma palgaga üleval kogu perekonna, nii et keegi teine tööl ei pidanud käima ja elu oli ilus ja õitses. Ja eks ta siis nagu vanadel inimestel kombeks proovib oma lapsepõlve taas luua. Ja kas see tänapäevases keskkonnas enam töötab, et ütlen, et Silicon Valley'st keegi sealt kuskilt tehnoloogiafirmast tõenäoliselt Detroiti autosid kokku panema ei lähe. Millised võimalused on Euroopal üldse vastu astuda? Kas leitakse ka väga täpselt mingid sektorid või tehakse ka lihtsalt kõik, mis tuleb USA-st, tuleb kõrgema tariifiga? Juba Trumpi esimesel valitsuse ajal siis Euroopa proovis häirida Trumpi valijate elu, ehk siis siin samad mootorrattad ja viski on ju sellele, et oli tariife kehtestades, et ilmselt midagi sarnast tuleb ka praegu. Aga üks selline hoob, mida veel ei ole kasutatud, on Ameerika Ühendriikide poolt siis eksportitavad teenused. Et sellest on palju juttu olnud, et kaupa nad müüvad maailma vähe, ostavad palju, kuid teenuste puhul on nii Euroopa kui kogu maailmaga seal kaubavahetuse ülejääk, ehk siis teenused nad müüvad väga palju teistesse riikidesse ja ennekõike need suured tehnoloogiaettevõtted. Ja nende elu on võimalik Euroopa Liidul teha üsna kibedaks. Millised teenused, mis see tähendab siis, et kas me ei räägi ju lihtsalt mobiiltelefonist, vaid millestki muust? Kui me räägime kõige lihtsamalt võib-olla, võtame siin suured ettevõtted, Apple, Facebook, milline iganes nendest top 7 börsiettevõtetes sealt, nad tegelikult teenivad väga suur osa oma rahast Euroopas. Ja neil on lubatud siin tegutseda üsna vabade kätega. Neid saab selles häirida, et kas siis läbi täiendavate maksude kehtestamise või siis suuremad piirangud, näiteks nende monopoolsele seisundele siin, mis meil mõnes segmendis neil on.
et sellised juriidilisi meetmed, et teha nende ettevõtete elu ebamugavaks on võimalik väga palju ette võtta ja mõeldes, et seal vähemalt osa sellest seltskonnast on täna ka Trumpi, kui mitte lähiringis, siis vähemalt kaugemas ringis, siis loodetakse ehk võib-olla sellele sellisel juhul, et need hakkavad ka mõjutama presidenti. Mida näitab teile ka see, et Venemaa, Valgevene, Kuuba ei olnud nimekirjas? Siin ma tõesti usun nende ametlikku selgitust, et nende riikidega kaubavahetus on nii väga väikene, pluss seal kehtivad erinevad sanktsioonid, et see on see põhjus, miks nad sealt välja jäid, et ma arvan, et sellest rohkemat ei tasu välja lugeda. Selge, aitäh nende mõtete ja selgituste eest, Mihkel Nestor. Aitäh.